halloo, tere tulemast vaatama järjekordset ägedat saadet saatesarjast Börsijutud. Meil on juba saade number 68. Tere, Märten. Mis toimub? Tere. Nii on. No mis toimub? Mis toimub? Nagu mõned rõõmustavad, mõned kurvastavad, turud teevad tippe. Just vaatasin siin kohe üle, enne kui me hakkasime salvestama oma need märkmed, et millest täna rääkida võiks. Ja märkasin seal ühte lühendit, mis terve mu eluaeg, see 20+ aastat, millal ma olen finantsturge jälginud, on kogu aeg seostunud ainult kindla ühe asjaga. Aga nüüd, kui ma täna seda lühendit nägin, siis see seostus mul ühe teise asjaga, millest kogu aeg räägitakse meedias, ehk ma räägin sellisest lühendist nagu ATH. Ja mul oli märksõnana kirja pandud, et turud teevad siis oma all-time high'sid, on ju. Aga ma ei tea, kas sa oled siin kuulnud, et ATH tähendab tänapäeval midagi muud ja kõik muud, kui saavad neid diagnoose rõõmsalt või õnnetult või ma ei tea, kuidas iganes. See on mingi vaimse ebastabiilsuse diagnooshaigus või? Midagi sarnast, jah. Ma nüüd ei kirjuta Mingi sellele sinu eestikeelsele tõlkele alla, jah. ärevushäired või mingi sihuke asi, ma olen kuulnud Midagi küll. taolist, jah. No vot, aga ATH, noh. Kumb ATH sul siis on? Ärevus või uued tipud või ärevus uutest tippudest? Aga kuule, vaat nii saab ka tõlgendada, jah. No mina ikkagi räägin ATH ehk all time highs ehk turud teevad uusi tippe ja viimases uudiskirjas, mis ma Miljoni klubi liikmetele kirjutasin, siis ma natukene jagasin lihtsalt statistikat ja mõtlesin, et võib-olla börsijuttude vaatajatel, kuulajatel on samamoodi huvitav teada, noh, kas või näiteks siis seda, et keskmine pullituru pikkus ehk tõusufaasi pikkus on 1131 päeva, kauplemispäeva ehk ligikaudu selline 4,5 aastat. Ja kui me nüüd võtame aluseks selle, et praegune tõusufaas algas 2022. aasta oktoobri keskpaigas, oktoober 13 vist oli, siis me oleme, 2 aastat alles hakkab täis saama, on ju. Ja juba alates suvest, kui siin neid tipukesi tehti või seal hiiliti, siis ma muudkui nägin neid kriisikuulutajaid ja paanikakuulutajaid ja no nii on, noh. Ma just Ma ei tahtsin tea, küsida kuidas sult, sul. et kust see 1300 päeva, mis sa ütlesid, et see ei oleneb, mille järgi sa mõõdad, mis ajahorisondis sa oled, aga see sõltub ka sellest, et kust sa võtad selle pullituru lõpu, uue pullituru alguse ja nii edasi. Ja sa ütlesid, et uus pulliturg algas oktoober 2022. Et minge nüüd kõik, võtke see oktoober 2022 graafiku paremasse äärde ja mõelge nüüd, kas keegi oktoobris 2022 luges seda olukorda pullituruks. Mina sügavalt kahtlen. Minu jaoks algas veebruar 2023 pulliturg, et ju ma siis olin nii palju maas teistest, aga mul on väga raske võtta tõsiselt seda, et jaanuar 2022, kui USA turg tegi uut tippu, et siis oli karuturu algus. Keegi siis ei teadnud seda. Ja siis hiljem 22 seal põhjas, sealt nagu mõõdetakse seda uut pullituru algust. Aga see, et keegi ei teadnud seda, et see teeb minu meelest kogu selle analüüsi nagu tagantjärele tarkuseks, kas sa ei arva? Kuule, aga nii ongi. Olles õppinud, ma ei tea, X aastat majandust erinevates koolides, riikides, siis kogu see dateerimine, majandustsüklite dateerimine ka, see käib ju tagantjärele. Et Aga mis siis, kui kasu number sul, mis välja teed selle hõigatakse, infoga siis? pärast on ilus graafiku peal näidata, millal olid tõusud, millal olid langused, kui pikk oli mingi No tõusutsükkel, kui jaa, pikk aga oli siis mingi langustsükkel. sellest nagu täna edasi ei ole sellise analüüsi või sellise turufaasi otsustusega, metoodikaga midagi teha. See ongi ainult YouTube'is siis lugude rääkimine. Oota nüüd, ma just ütlesin, et kui keskmine, no tegelikult see on, ma mõtlen, vaatan, kas see on keskmine või see on mediaan. Ei, see on keskmine. Nii, keskmine pullituru pikkus on 1131 kauplemispäeva ehk 4,5 aastat. Nii, ja täna me oleme siis jõudmas sinna 2 aasta kanti, mis tähendab seda, et statistiliselt vaadates justkui
keskmistatuna oleks veel nagu pool pulliturgu ajaliselt ees. Me ei tea, mis see tootlus olla võib, aga kui me räägime kestusest, siis keskmistades see pilt oleks selline. jah, meil on siin neid äärmuseid ja hästi-hästi pikki on ju, kui ma siit vaatan oma selle graafiku pealt, mis siin ees on, et kõige pikem pulliturg on siin kestnud peaaegu 3000 kauplemispäeva ja lühemad on siin siis mõnesaja kauplemispäevased, mis siin kirja on saanud. Jah, ligikaudu, siis see varieeruvus on tõesti päris suur, aga ma jagasin lihtsalt neid keskmisi. Kui sa tahad, ma võin keskmisi faaside tootlusi ka jagada. Mul on kõik kenasti siin pildi peal ees. lihtsalt ma lihtsalt ütlen disclaimer'iks ära kohe ette, et selle infoga nagu midagi ettevaatavalt ei ole teha, aga tagantjärele meelelahutuseks, mis need siis on? Ma võib-olla selles osas nagu vaidleks vastu, et sinul kauplejana ei ole, aga neil investoritena, kes loevad mingeid pealkirju, meediapealkirju ja hakkab sihuke panic mode sisse tulema, siis see on nagu silmaringi laiendamiseks hea info, et pulliturg ehk tõusufaas ei kesta mingi 3 päeva, 3 kuud või 3 kvartalit, et tavaliselt ta kestab kauem. Meie sinuga teame seda, kui pikad need tsüklid on, aga väga paljud, kes investeerivad, nad ei tea, et kui me lööme kaheks turu tõusufaasid ja langusfaasid, siis ajaliselt tõusu on ju ligikaudu 70% ulatuses ajast ja 30% ajast turg on langev. jah, aga mina näiteks täna enam üldse ei mõtle selle peale, sest ma aina enam tegelikult, minu meelest see oli paar-kolm aastat tagasi sinu mõttekäik siin mingis saates või isegi rohkemates saadetes, et meil ei ole mitte aktsiaturg, vaid aktsiate turg, on ju. Ja tegelikult ma olen oma selles kvantitatiivses portfellihalduses mingil määral liikunud just sinnapoole, et ma ei taha enam vaadata, see on mingi koguturg või mingi karuturg või pulliturg või on tõusvad aktsiad, on langevad aktsiad, on turuliidrid, mis veavad seda, okei, jälle, et veavad turgu, see ei olegi oluline, et nad turgu veavad, on lihtsalt see, et nad tõusevad kõige rohkem, on ju. Nad on mingi sektori liidrid, nad tõusevad, nad toovad raha mulle. Ja see ongi kõige olulisem. See, mida mingi kogu turg teeb või mingid pealkirjad või asjad, ma nägin mingit pealkirju vahepeal, et Bitcoin läks karuturule, sest ta kukkus tipust 20% ja siis mingi nädal aega hiljem oli, et Bitcoin on jälle tagasi pulliturul, sest ta jõudis tagasi sinna tippu. Noh, et kui sa võtad nagu need universaalsed mingid mõõteühikud või kuidas siis öelda, võtad mingid universaalsed reeglid, et mis on pulliturg, mis on karuturg, siis sul täpselt nii ongi, et Bitcoinil oli 2 nädalat karuturg ja siis oli jälle pulliturg ja siis on jälle varsti on jälle karuturg. Kui oluline see on selleks, et raha teenida või oma portfelli hallata? Ma arvan, et see nagu pigem segab raha teenida, kui aitab. No sa avasid siin nagu nii palju teemasid praegu, ma ei tea, kust ma pihta hakkan, et see +20 ja meil on pulliturg ja -20, et meil on karuturg, see on üldse sihuke, on ju, nagu me oleme rääkinud ka, suht kuidagi lambist võetud asi ja tavaliselt seda on räägitud aktsiate valguses ja nüüd seda üle kanda krüptoturule, kohandamata seda volatiilsuse või hinnakõikumise ulatusega, noh, see on nagu eriti naiivne lüke, aga see selleks. Aga teistpidi sa ütlesid, et sind ei huvita, mis see turu üldine faas on, senikaua kuni sul on need tõusvad aktsiad sealt üles leitud. No ma natukene vaidleks vastu selles suhtes, et nagu hea on ju teada ja vajalik, kas me oleme ikkagi siis nagu risk on faasis või me oleme risk off faasis või sul üldse ei ole vahet tegelikult erinevate strateegiate valguses? Okei, on küll, selles mõttes ma tulen sammu tagasi, et ma ikkagi teen enda jaoks seda analüüsi, mis faasis turg hetkel on, aga mitte enam SB500 indeksi või Nasdaq 100 või Dow Jonesi indeksite põhjal, vaid ma vaatan nagu turgu tervikumana ja võib-olla see aktsiate pott on natuke suurem, mis ma panen nagu kokku ja vaatan, mis sektorid teevad. Noh, et ma vaatan nagu natuke, püüan vaadata laiemat pilti kui lihtsalt seda, et mingi big tech veab SB500 ja järelikult kõik on hea, on ju.
et see on midagi, mida ma olen aasta jooksul natukene lihvinud paremaks. aga, aga tead, ma vaatan seda turu faasi või režiimi rohkem sisenemiseks ja aktsiate portfelli valimisel, mitte väljumiseks. Väljumine toimub rohkem iga aktsia individuaalsel hinnaliikumisel. Noh, vaata, et kas saab stopp pihta või mitte. Et ma enam nagu väga ei taha väljuda kogu turu pildi põhjal ja noh, see on üks põhjus, miks ma endale hedge'i strateegia olen lisanud, et siis ma saan seda lubada. Vastasel juhul ma ei saaks, sest mul see risk oleks liiga suur. Aga kuna ma hedge'in oma portfelli, ehk siis maandan riski võimalikul langusel sektorites, siis ma saan lubada seda, et ma annan aktsiatele natuke rohkem ruumi. No ma ei tea, kuidas sa sellesse suhtud, et mida aeg edasi, siis seda rohkem mulle meeldib ka vaadata mitte siis indeksi tasandil mingisuguseid liikumisi, suhtelisi tugevusi ja muid selliseid asju, vaid mulle meeldib selline tegevus nagu loendamine. Ehk siis ma võtan ette ükskõik, kas siis SB500 indeksi või NÜSE komposiidi ehk siis kõik New Yorgi börsil noteeritud ettevõtted ja hakkan lugema, et mitu tükki neist teevad oma mingisuguseid kas 52 nädala, 12 kuu tippe või 1 kuu tippe või 1 kuu põhjasid ja nii edasi. Et vot see asi on mulle viimastel aastatel kuidagi päris palju andnud infot, ehk ma kutsun siis seda nagu sellise väljendiga, et nagu sinna aktsiaturu kapoti alla piilumine, et see indeks võib anda ühe koondpildi, aga ma tegelikult tahan teada, et mitu protsenti aktsiatest teeb oma lühiajalisi tippe või põhjasid. Ja kas selline statistika sind morjendab? Mul on väga huvitavad numbrid siin jagada. Ja ei, ma vaatan ise ka sedasama põhimõtet, aga ma olen teinud selle hästi selliseks customized versiooniks, kuidas ma neid tippe põhja vaatan, et seda ei ole kuskil graafikutarkvara veebilehtedel täpselt samamoodi. Ma olen lihtsalt selle kuidagi nagu personaliseerinud enda portfelli jaoks. Aga mis numbrid sul seal ees siis on? No mul on nagu need numbrid, et kui me vaatame siin, pakun, et see on äkki nädalatagune seis, siis 1 kuu madalamaid hinnatasemeid ehk siis ütleme, et 1 kuu alguses põhjasid teevad USA suurettevõtetest ainult 1% aktsiaid arvuliselt, kui me siis loeme kokku, ehk siis SB500 puhul see 1% on, kui palju on 5 aktsiat, on ju, teevad 1 kuu põhjasid ja okei, see on nagu täitsa loogiline, sest kui me vaatame SB500 indeksit, seal on asjad kuidagi hästi lihtsalt indeksi enda liikumise valguses, erinevaid sektoreid ja aktsiaid ma jälgin ka seal päris palju ja siis noh, tunnetus on umbes sama, et asjad on hästi. Aga minu jaoks oli huvitav see, et kui ma vaatan mid-cap ehk keskmise suurusega ettevõtteid või small cap ehk väikese turuväärtusega ettevõtteid, siis seal see protsent on sama, kui mitte veel väiksem, et SB400 puhul see protsent on 1,2%, SB600 indeksi puhul ehk väikefirmade puhul 0,5% ettevõtetest on teinud siin ainult oma 1 kuu põhjasid. Et see hinnatõus ja momentum on nüüd kuidagi päris sihuke mõnusalt laiapõhjaline olnud, nimetame seda nii siis. Ja aga see 1 kuu tipud põhjad, minu kogemusel see pilt võib nii äkki muutuda. Üks sihuke 5. augusti paanikapäev ja ja need numbrid on vastupidine, et sul teeb ainult 1% uusi tippe. Sest et vaata, ta refresh ib ennast iga päev, palju see päev teeb neid uusi tippe põhjasid, on ju. Põhimõtteliselt see võib päeva pealt pöörata. Aga just 5. augusti sugustel päevadel on see minu arust väga kasulik indikaator, sellepärast siis me saame vaadata, et mitu protsenti siis on, kas on 10, kas on 30 või on 60% ja siis me läheme minevikku ja vaatame neid teisi mingisuguseid, no ükskõik, kas mingeid karuturu algeid või pikemaid langusfaase, mis on alanud ja saame võrrelda neid tasemeid ja siis tekib niisugune ettekujutus, et kas see mingi äkiline päev on ju, et kas see oli niisugune tõsiselt äkiline ja siit võib nüüd midagi suuremat tulla või mitte. Ja ma kasutan ise ka seda lühiajalist tippe põhjast natuke nagu kinnitusindikaatorina, et ütleme, et kui sellele 5. augusti päevale paanikapäevale
eelneb nagu tugevus, et palju uusi tippe, mitte põhjasid, siis ma nagu pigem eeldaks, et see on selline lühiajaline paanika tagasitõmme ja see taastub kiiresti. Kui sellele 5. augustile eelneb pigem nagu uued põhjad, mitte tipud, et nagu nõrkus, siis tihti see paanika nagu jätkub ja sealt tulevad veel mingid madalamad hinnad. Et selles mõttes jah, sellele nagu eelnev see turuseis võib anda mingit eeldust, aga noh, see ei ole kunagi 100%, et ja see on numbrite mäng jälle, tõenäosuste mäng on ju, aga sa sõnastasid selle väga-väga hästi. Minu öeldu jäi kuidagi endale, mulle ka võib-olla veidi segaseks, aga sina sõnastasid väga hästi. Ja siis ma saangi kohe täienduseks öelda, et noh, näiteks see 5. august, siis oligi kohe hea vaadata ja saada siis kinnitust, et kas on see potentsiaalne buy the dip olukord või mitte, et kas noh, sealt võib kohe siis järgneda pigem see ostuhuvi investoritel ja kas ma ise julgen ka agaralt ostma hakata või ma pigem nagu hoian veidi tagasi. jah, aga noh, igast nende indikaatorite ja filtrite ja signaalide puhul ma ikkagi alati arvestan selle võimaliku peteka valesignaali või ikkagi pöördega, et noh, need asjad ei ole kunagi kindlad, et riskihaldus on ikkagi see, mis lõpuks päästab, kui kõik ventikasse lendab. Ma korra veel jätkan siin, sest see on hästi hea sujuv üleminek teisele teemale, mis ma enda jaoks kirja panin, et sa just ütlesid, et need indikaatorid on ju, et noh, see ei ole 100% kindel, et see on alati tõenäosuste mäng, kord läheb ühtepidi, kord teistpidi. Ja me oleme päris palju rääkinud suuresti sinu algatusel nendest trendi indikaatoritest või sellisest lihtsast süsteemist siis, et kui SB500 on kõrgemal oma 200 päeva libisevast on ju, et siis oleme justkui tõusutrendis ja võiks kas osta või hoida neid aktsiaid. Noh, kõige-kõige lihtsam see trendi jälgimise indikaator. Siis nägin hiljuti statistikat, et kuidagi ei tasu nüüd seda reeglit võtta ja üle kanda ükskõik kuhu. Üksikaktsiate puhul me teame, et me peaks seda alati testima ja vaatama, kas see peab või mitte. Indeksite tasandil ma ise olin juba sihuke, noh, kuidagi harjunud ära, et ma tean, et MSCI World ehk globaalsete aktsiate puhul see enam-vähem töötab, SB500 puhul enam-vähem töötab, aga ma täiesti üllatusin, kui selgus, et USA väikefirmad ehk Russell 2000 puhul on see imehalb indikaator ehk sisuliselt ainult 33% juhtudest on Russelli järgmise 6 kuu tootlus olnud positiivne, kui ta siis noh, nii-öelda annab selle ostusignaali läbi 200 päevase libiseva keskmise liikumise. Nii, see küsimus või? Ei, see ei olnud küsimus, see oli lihtsalt nagu huvitav tähelepanek, et veel kord siis rõhutada, et need igasugused indikaatorid ja asjad on toredad, aga alati seal taga on peidus siis nagu mingisugused tõenäosused, millal nad annavad õige signaali, millal annavad vale signaali. No vaata, mina ei võtaks seda tõenäosust sellele, et kas tegemist on SB500 või SPX-i või Spideri või IVM-i või mingisuguse QQQ-ga on ju, et kõigepealt tuleb aru saada indikaatorist, et mis see indikaator on, mida ta mõõdab ja see 200 päeva libisev keskmine on väga konkreetne indikaator. Seal ei ole see, et huvitav, kas ta Bitcoiniga töötab ja kullaga ei tööta või ühega teisega. Ta lihtsalt võtab viimase 200 päeva tavaliselt siis sulgumishinna keskmise, on ju. Et ta on lihtsalt, ta nii lihtne ongi. Sa võtad lihtsalt viimase 200 päeva sulgumise keskmise, sulgumishinna keskmise ja siis ta ongi nagu libisev keskmine, et ta on joonena siis graafikul, mis jookseb siis ühes või teises suunas, kuidas need sulgumishinnad liiguvad. Et nüüd, kui ma nagu sellest saan aru, mis see indikaator on, siis kuidas ma nüüd nagu ütlen, et okei, et ta ühe aktsia peal töötas, teise peal ei töötanud, et kas nüüd Apple'i peal tasub kasutada, aga Tesla peal ei tasu. Noh, see on nagu minu maailmas curve fitting. Nüüd sa hakkad juba sobitama mingit indikaatorit mineviku peale, on ju. Seda, kas ta IVM-i peal, Russell 2000 peal tulevikus töötab halvemini või paremini kui SB500 peal, seda ma ei tea. Ma ei võtaks minevikust seda infot, sest et see indikaator ise on väga lihtne ja robustne. Ta ei ole midagi keerulist ja kui turud muutuvad,
siis see võib järgmised 10 aastat olla teistpidi. IVM-i peal töötab väga hästi, SB5 peal ei tööta, näiteks, ma ei tea, vaata. Et mina lihtsalt iga indikaatoriga seda arvestan. Lihtsalt minevikus on ta olnud nii, et ühe turu peal töötas paremini kui teise peal ja see on minevik. Edasivaatavalt ma selle põhjal mingeid järeldusi ei teeks. SMA 200 on endiselt SMA 200, ta on endiselt mõõdab viimase 200 päeva sulgumishindade keskmist. Midagi ei ole muutunud. Lihtsalt kui nüüd tulevikus IVM-i 200 päeva sulgumishinnad teevad mingit muud keskmist, siis see indikaator näitab midagi muud, on ju. Et lihtsalt siuke mõte. No nii. No, mis ma tahan öelda, et me ei saa liiga palju nagu arvata midagi tuleviku kohta. Vähemalt ma ise ei püüa seda teha. Ma ei tea nagu, mille põhjal peaks seda tegema. Sest ega ma ei tea, mis aktsiad tulevikus selle rulli koju toovad. Ei tea. No, eks me oleme sellest rääkinud ka, et kauplejad siis võtavad selle teadmatuse omaks ja saavad sellega sõbraks ja lähenevad siis ühtepidi ja investorid lähenevad teisel moel, on ju. Et okei, et mina ei tea tulevikku, aga kui ma valiks olema investor, et siis ma järsku tean. Ei, vastupidi, et nagu investor peab täpselt samamoodi endale tunnistama, et ta tegelikult ei tea, on ju, et ta on see tootluse võtja. No aga sa siin sõimad mind kogu aeg kauplejaks, aga tegelikult enne kui ma nagu võtan selle sinu kauplemisteema järgmisena ette, et ma tahaks nagu seda klattida ära, et tegelikult kui nüüd nagu väga laias pildis mõtled, siis meil on erinev stiil, ajahorisont, strateegia, aga tegelikult laias laastus me ei tee midagi väga erilist selles mõttes, et me oleme samal aktsiaturul, me isegi kasutame samu maaklereid. Me samamoodi ostame mingeid aktsiaid ootusega, et selle aktsia väärtus kasvab, on ju, okei, me müüme erineval ajal, võib-olla sa müüd 10 aastat hiljem kui mina, aga laias laastus me ei tee midagi väga erinevat, meil lihtsalt ajahorisont ja stiil on erinev. Et lihtsalt ma tahan lihtsalt selle nagu üle rääkida, et tihti on nagu see tunne, et investorid kuidagi paigutavad oma raha õilsal eesmärgil, mis aitab ettevõtteid, aga kauplejad nagu on mingi lambi tegevus, põhimõtteliselt teiste röövimine on ju turul. Aga tegelikkuses me samamoodi ostame, müüme aktsiaid. Ja sinu see Amazoni aktsiaost ei aita täpselt samamoodi kuidagi Amazoni ettevõtet nagu minu see kauplemine, kus ma ka võib-olla hoian Amazoni 2 aastat ja sa hoiad võib-olla 10 aastat. Muud vahet ei ole. See on ainuke vahe. Mina hoian 6 kuud, 12 kuud, sina hoiad 10 aastat. Muu on kõik sama. Ja, mina kuidagi küll, mida aeg edasi, seda vähem ma nagu pean kauplejaid mingiteks, ma ei tea, kuidas iganes sa siis nimetasid, on ju. Et võib-olla vanasti, kui see mingi skalpimine oli ja see nagu igasugune see mingi front trading või kuidas iganes seda kutsutakse. Front running, jah. No vot siis võib-olla veits kirtsutad nina sihukeste vendade peale, aga millest see tuleb, nagu... sest tavaliselt kauplejad näitavad suuremat tootlust ja siis jääb sihuke mulje, et siin mingi vend teeb 50% aasta tootlust, et mina siin istun selle 7-ga, olen nagu aus, on ju, aga nüüd siin keegi teine röövib, nagu saab liiga palju. Ma ei tea, minul ei ole vist pigem kuigi tegelikkus ei ole, tegelikkus me teame, et enamus kaotavad kauplemisega raha. Jah, ja no kui sa vaata sõnastasid selle nii, nagu sa sõnastasid, siis tegelikult me saame ju aru ka, et see kaupleja teeb rohkem tööd kui see investor, kes istub oma selle ühe ostu otsas, on ju. Et järelikult, kui ta paneb sinna rohkem aega ja no okei, sina võib-olla täna enam, jah. Täna ma ei tunne, et ma paneks investoritest rohkem aega, kes analüüsivad ettevõtteid. Aga tegelikult ma tahtsin selle kauplemisteemaga, ma tahtsingi öelda, et sa siin mind kogu aeg sõimad kauplejaks, on ju. Ma ei sõima siin Markus kauplejaks. Ma ei tea, mis asja sa räägid. Me ei ole ammu nagu tülli läinud, et me siin liiga mingi pehmoks muutunud siin YouTube'is. Jah, davai, no. Et peab veits nagu agu andma. Aga sina eelmises saates andsid vihje, et sa oled nüüd siin optsioonikaupleja. Ja ma ei tea, millest sa räägid, see on minevik. Ma ei tea, juba. Oleks saanud vähemalt ühe kuu vastu pidada, et oleks saanud ühe saate sel teemal teha. Aga okei, ma usun, et see optsioonikaupleja proportsionaalselt veel üle dividendi investeerimise ei ole,
aga sellegipoolest, et mis sa siis tegid nende optsioonidega? ma ei tea, üksikaktsiad, see on minevik, ma ei ole enam ostsid, midagi müüsid? teinud. Ei, okei, fine. Vaatasin just järele, sest ma teadsin, et ma eelmine kord ju hõikasin selle teema välja ja kindlasti sa küsid. Juuni keskpaik oli see, kui ma siis selle ukse avasin ja ma tahaks öelda, et septembri algus oli see, kus ma selle ukse siis sulgesin. Palju see siis tuleb? Juuli keskpaik, no 2,5 kuud võib-olla või äkki. Kolm No kuud. jah, noh, natuke vähem. Et ma arvan, et mul septembris lihtsalt paar asja olid üleval ja siis vajutasin sealt neid müüginuppe või panin mingeid ordereid sisse. aga ma ei teinud tegelikult palju tehinguid. Kui ma need tehingud kokku löön, siis see number on suurem, aga kui ma mõtlen siis nende nagu selle peale, et ma sisenesin ja väljusin jupikaupa ja siis osad olid nagu need pair trade'id on ju, et üks sama alusvara, aga erinevad optsioonilepingud näiteks. et kui ma need kõik siis niimoodi öelda konsolideerin, siis mul tegelikult oli võib-olla 10 tehingut või noh, 10 ideed siis. ja, ja noh, ma olen nüüd mõelnud ka siin, et ega ma hästi aru ei saa, et kas siis oli õnn või oli mingi skill või oligi parasjagu kuidagi hea turutunnetuse faas. et läks nagu suhteliselt hästi see algusaeg. ja praegu ma olen siis loobunud, sellepärast et kuidagi siin juba augusti lõpus ja septembriga läks nagu jälle ekstra kiireks siin igasugu lainetel ja pole ühtegi tehingut avanud. isegi 2 asja jäid siin ripakile. Üks kukkus nulli ära, IB saatis meeldetuletuses, et on see optsiooni, mis iganes on ju, tuleb see Expiry. expiry ehk siis lõpptähtaeg. Mõtlesin, okei, kohe-kohe lähen nagu müün ja siis järgmine kord oli juba reede hommik on ju ja oli natuke hilja. aga et siis põhimõtteliselt nagu ühe asjaga sain nagu 100% lossu, et kõik, mis sisse läks, kõik sai et sa kaotatud. ostsid optsioone ja call'e, ma ma saan ostsin aru. optsioone, enamus oli call optsioonide ostmised jah. ja ja see loogika seal taga oli kuidagi nagu suhteliselt lihtne, et ma ostsin nagu mingeid breakout'e või siis breakout'i ära teinud ja tagasitõmbe ära teinud asju, mis hakkasid uuesti nagu liikuma siis on ju. et ma ostsin nende asjade peale optsioone ja mis mu see võib-olla kõige huvitavam õppetund oli selles, et ma vanasti üritasin stoppe panna optsioonidele peale, mis on nagu väga halb asi, sellepärast et mind löödi päris sageli välja sealt nendest optsioonidest. lihtsalt see likviidsus on seal nii nõrk või õhuke, et isegi kui ma panen seal, ma ei tea, soetusest -30 või -50, alusvara ei pea üldse väga palju liikuma selleks, et see nagu madala likviidsusega optsiooniturul kätte tuleks, on ju. et otsustasin selle ära, et ma stoppe sisse ei pane optsioonidele ja ma need stopid panen enda jaoks paika pigem läbi alusvara hinna liikumise ehk jälgin siis neid asju. et see oli esimene õppetund ja noh, see tõi nagu päris palju selles suhtes tulu, kui ma nüüd vaatan, et kuidas need tehingud arenesid, missugune oli nende optsioonihindade dünaamika. ja teine õppetund, mis ma selle paari kuuga või 2,5 kuuga suutsin õppida, on see, et lase nendel kasumitel joosta. aga minu jaoks need kasumid olid kuidagi nii teisest mastaabist, et kui mul oli ikka 2x käes või 2,5 on ju, ehk hind oli siis, no ütleme, et ma ostsin midagi, optsioonilepingu ostsin nagu dollarise hinnaga ja ta oli tõusnud 2 või 2,5 peale, siis maru suur sügelus oli kinni ära panna ja kasum välja võtta. et esimese paari lepinguga ma nii tegingi ja siis ma vaatasin, et okei, et ma peaks ära unustama selle, et mitu protsenti ma kasumit sain ja vaatama rahulikult, on ju, mis teeb volatiilsus, mis teeb alusvara hind. kui ta on kenasti selles lühiajalises mingis tõusuhoos, siis ma lasen tal lihtsalt olla. ja see aitas siis selleni, et järgmiste tehingute puhul 3-4x tuli väga kergesti ja sealt edasi, kui ma veel seda kannatlikku meelt juurutasin endas, siis 6, 7, 8 tulid ka nagu täitsa kenasti kätte. aga no siis, kui sai maha müüdud, mina tegin seda müüki jupikaupa, et kui seal 5 või 6 korda oli hind tõusnud, siis ma lükkasin pool maha ja lasin siis edasi veel joosta. ja
ja kui ma nüüd tagantjärgi vaatan neid alusvara hindasid, noh, et teil võib-olla oleks huvitavam ka vaadata, siis vaadake seal võib-olla juuli-augustikuu liikumisi näiteks kasvõi Berkshire'il või Zoom videokõne on ju sellel pakkuja aktsial, siis et kuidagi need hinnahüpped olid seal nii kiired ja, ja sellepärast nüüd kui ma vaatangi neid müügihetki, siis ma ei oskagi öelda, et kas see oli õnn või see oli skill, mingi sabatunnetus, et ma kuidagi juhtusin väga õigel ajal neid maha müüma. noh, ma saan aru seda, et tegelikult sa ju kauplesid üksikaktsiate breakout'e pikaks, lihtsalt sa tegid seda läbi call optsiooni, kus sul on suur võimendus, derivatiiv, mis liigutab nagu 100 aktsiat võimenduse peal, et sa ostad $1 optsiooni, maksad selle eest $100, sest sa liigutad selle ühe lepinguga 100 aktsiat. Sa nii-öelda selle ettevõtte 100 aktsiat. Ja nüüd, kui kuulajad hakkasid mõtlema, et väga lihtne nagu mingi Berkshire'is saada ühe kuu sees mingit kuut tiksi, siis see tulebki sellest võimendusest, et sa võid kaubelda pikaks breakout'i cash equity't, kus sa ostad mitme $1000 eest seda aktsiat ja hoiad ja see aktsia tõuseb 5% ja sa saad sellest oma 5%, on ju. Aga nüüd, kui sa ostad siis suure võimendusega ja maksad ainult $100 100 aktsia liigutamise eest, siis seal on nii palju sees seda, noh, olenevalt siis kui pikaajalise lepingu sa ostad, kui palju seda volatiilsust seal sees on, mis strike, mis hinnaga, kui kaugel rahast on ju palju, noh, ja kui täpselt sa siis selle liikumise nagu tabad, kui turg veel ei ole optsioonidesse seda liikumist sisse hinnastanud ja sa just nagu ostad ära need call'id ja siis käib see pauk ja breakout, on ju, siis ongi seda lihtne teha. Ja noh, mitte et ma tahaks öelda, et sul ei ole skill'i või tunnetust, vaid noh, tavaliselt on nagu kõike, on ju, natuke peab olema õnne ajastusega, skill'i, tunnetust, mida osta, kuidas, aga sa võisid nagu sattuda ka lihtsalt sellele breakout'ide magusale ajale, sest ma julgen arvata, et see ei ole nii lihtne, et sa iga kuu leiad need 5-6X-i oma call'id üles ja lihtsalt noh, oled YOLO ja teed iga aasta oma kapitali mitmekordselt, et selles mõttes kõik hea, on ju. Ma siis imestan pigem, miks sa ei taha jätkata, aga vahe ongi lihtsalt selles, et sa nagu kaupled nagu justkui nagu aktsiat, lihtsalt kõva võimendusega, sa paned vähem raha alla ja seda ma tahtsin ka öelda, nagu sa ise nagu ütlesid, et sa avastasid, et minu arust optsioone ostes ei olegi mõtet panna stoppi, sul on mõttekam lihtsalt vaadata, et kogu see optsiooni eest makstud summa on su risk, kui ta läheb nulli, a la $100, kui sa ostad $1 ühe lepingu, aga sa võid alati näiteks, et Berkshire kaupleb, ma ei tea, mis see Berkshire'i hind, mis iganes aktsia, ütleme, on $100 peal, oletame, et sa ostad $105 strike'i optsiooni, on ju, eeldad, et ta purjetab sealt läbi, siis kui sa tahad nagu natuke seda makstud optsiooni hinda tagasi saada, seda preemiat, siis sa võid müüa $115 call optsiooni, eeldades, et ta päris nii palju ei tõuse, et sealt sa saad nagu ise mingi optsioonipreemia, mis läheb su nii-öelda selle ostetud call'ist nagu maha, vaata, et sa saad selle ostetud call'i natuke soodsamalt. Loomulikult sa pead nagu riskihaldusele siis mõtlema, et juhul kui ta paneb sinna 125 peale, et kuidas sa seda siis haldad. Aga optsioone ostes põhimõtteliselt ma ka stoppe ei kasutaks, aga optsioone müües on nagu teine asi, eriti kui sa mingid naked put'e müüd, et siis peab ikkagi seda riski haldama, ma arvan, ma ei tea. Võib-olla ma räägin nagu lahti siis ka, et mul ei ole nagu midagi siin kuidagi varjata, et see tarkus on tegelikult tulnud mingitest kauplemis subscription itest, mida ma mõned aastad vahelduva eduga siin olen nagu kasutanud, mis maksavad seal sihuke $2,000 aastas on ju, et siis, kui on see kauplemisvaim olnud peale tulnud, siis ma võtan ja õpin sealt midagi, kui aega on, aga seekord siis noh, see ei olnud nagu päris nii, et ma vaatan, et ahaa, et Berkshire võib siin teha mingit breakout'i, et ma ostan nagu mingi suvalise optsiooni ära. Nagu punkt üks oli alati see, et ma tahtsin sellist aktsiat, mis hakkab tegema breakout'i, aga mille realiseerunud volatiilsus on hästi madal. Et kui ta teeb selle breakout'i ja volatiilsus tõuseb,
siis tõuseb optsioonidel see implied volatility, mis panustab positiivselt on ju optsiooni hinda ja ma saan nagu võitu läbi selle. Me läheme nüüd nagu tehnilistesse detailidesse ära, on ju, aga optsiooni hinda mõjutavad nagu väga mitu erinevat sisendit. Üks on siis see hinnakõikumise ulatus ehk volatiilsus, teine on hind, alusvara hind, siis meil on optsioonilepingu pikkus on ju kuni tähtajani ja muud asjad. Aga et noh, üks asi oli see, et ma otsisin neid aktsiaid, on ju, millel on madal volatiilsus ja breakout'i potentsiaal. Nii, ja nüüd, kui ma vaatan, et ta hakkab seda breakout'i tegema, siis ma tahtsin näha, et millal tal see mingi tehnilise analüüsi vaates, millal ta see järgmine mingisugune vastupanutsoon tulla võiks. Noh, kus seal on mingisugused, ma ei tea, ma ei teinud nagu all time high breakout ei vaadanud, ma vaatasin ka lihtsalt nagu 52 nädala tippude tegemist või mingisuguste viimaste tsoonide haide väljavõtmist on ju, või viimaste perioodide. Ja lihtsalt vaadata, et kus seal mingisugused need mineviku vastupanutasemed võiks olla. Osade asjade puhul pani Fibonaccisid ka peale, näiteks on ju, kui läks päris kõigi aegade tippu tegema. Ja siis üritasingi timmida, et ma võtan selle strike'i, panen nagu sinna, et ma täna ostan rahast väljas optsiooni, aga see tõenäosus, kui ta breakout'i teeb, et ta jõuab sellesse rahasse päris kiiresti ikkagi. Et siis ma saan ju jälle selle lisa boost'i on ju. Nii kui alusvara jõuab selle minu strike'ini, siis kohe seal tekib niisugune nagu mõnus pärituul on ju optsiooni hinnale. Nii, ja siis järgmine asi, mida ma vaatasin, ma ei tahtnud, et see time decay mind väga palju hammustaks ja valu tooks on ju, et ma valisin siis optsioonid, mille lõpuni oli niisugune 1,5 kuni 2,5 või 3 kuud. Ja siis veel järgmine samm oli see, et kui ma siis võtsin selle optsiooni redeli lahti, mul oli see ettekujutus, et missugust strike'i ma tahan, aga siis ma hakkasin vaatama, et missugused lepingud on piisavalt hästi kaubeldud, kus on mis bid-ask spread'id, kus on missugune implied volatility. Interactive Brokers siis on päris hea niisugune optsioonide analüüsimise tööleht olemas, et ma kasutasin päris palju seda. Ja Finance Yahoo's tegelikult saab ka 1,2 kätte, kes ei tea, et seal on, valid välja selle aktsia, mida sa tahad vaadata ja siis klikkad options ja sealt alt näed kogu seda optsiooniredelit ka. Et sinna sisse läks nagu päris palju sellist nokitsemise tööd, et see ei olnud päris lampi ostmine, et mingi Berkshire teeb tipud, ma ostan call optsiooni ja kotis, noh. Ja, ei seda küll, ei väga äge, et tegid ja jagasid, et selles mõttes ma saan täitsa aru, mida sa tegid ja niimoodi üksikaktsia optsioone, breakout'e pikaks kaubelda discretionary'li nii-öelda intuitiivselt ja subjektiivse analüüsi põhjal. See nii ongi nagu hea mõte, ma arvan, see nii võikski toimida. Aga noh, selle subjektiivse analüüsiga alati jääbki see mingi osa vähemalt seda kaupleja skill'i sinna sisse versus nagu täis süstemaatiline algoritmiline, mida ma ise teen indeksoptsioonides ja võib-olla see üks vahe on ka see, mis ma ise näen, et üksikaktsia optsioonid on võib-olla ebaefektiivsemad, natuke nagu pakuvad rohkem seda võimalust, et üle mängida nii-öelda turu hetkeseisu, et kui on niisugune külgsuunas vaikne konsolideerumine, volatiilsus on madal, call optsioonid on soodsamad ja siis sa nagu panustad sellele järgmisele leg-up'ile, et sealt see IV tõuseb ja hind liigub kõrgemale versus indeksoptsioonid on nagu palju efektiivsemalt hinnastatud. Vaata, et indeksoptsioonid on hästi likviidsed, neid kaubeldakse palju. Noh, SB500 omad koosnevad 500 aktsia indeksi liikumisest ja volatiilsusest ja seal ma pigem ei otsi sellist ebaefektiivsust, vaid just pigem mängin nagu numbritele ja matemaatikale hästi süstemaatiliselt. Ja vaata, noh, siin tulebki mängu see ka, et see discretionary on ju, et ma ise kogu aeg pean vaatama, uurima, puurima ja mitte ainult seda sisenemiskohta, see mulle kuidagi meeldis, ma ei tea, mul on läbi aja meeldinud otsida neid kõige magusamaid lepinguid välja, aga ma tundsin, et mind hakkas kurnama see nagu väljumise pool, sellepärast, et no näiteks kas või seesama Berkshire'i mingi optsiooni ma ostsin siis 96 sendi eest, ütleme, et dollar oli hind, hommikul nagu, või noh, hommikul 16.30 Eesti aja järgi USA turg avanes, vaatan leping kaupleb 5.20, vaatan 15 mintsa pärast uuesti 4.20, vaatan õhtul enne sulgumist 3.50
et see päevasisene volatiilsus oli sihuke mingi 30-50% ja siis ma tundsin, et punkt üks, mul ei ole aega, et kuidagi kogu aeg vaadata ja telefonis pole nagu seda nii mugav hallata, et ma peaks nagu kuidagi rohkem siis arvutis olema või mingi parema süsteemi leidma selleks, et neid väljumisi timmida. ja, ja siis ma kuidagi noh, niimoodi otsisin seda ja testisin ja vaatasin, et see võtab mul kuidagi liiga palju aega ja tekitab mingit sihukest, jah, ma ei oota, tea, sa kauplesid, asjatuid emotsioone ka. sa ütlesid, sa kauplesid mingi 2-3 kuu, mingi 45 kuni 90 päeva, 60 kuni 90 päeva aegumisega optsioone või? jah, no ütleme jah, 1,5 kuud kuni 3 kuud on ju. ütleme sellisel juhul, noh, üks mõte, mis mul tekkis, et kui sa täpselt ei tea, millal väljuda, vaata, ja päris lõpuni ei taha nagu hoida, on ju, seda aega, et siis üks variant on see, et sa võtad natuke pikema aja aegumisega optsioonid, ütleme näiteks 90 päeva, see 60 + 90 päeva optsioonid ja sa paned näiteks paika mingi resistance'i vastupanu, kus sa näed, et nüüd ta tegi selle liikumise ära mingisuguse järgmise leg-up'i on ju tehnilise analüüsi põhjal, et sa võtad seal kasumi ära, kui ta teeb mingi piisava ralli ja on nagu lühiajaliselt üle ostetud. või sa treilid seda nii-öelda mingi momentumi indikatsiooniga, et a la nii kaua, kuni ta ei sulgu eelmisest päevast põhjast madalamal või midagi, vaata, et ei ole nagu mingit pööret oodata. aga viimane sihuke ajaline stopp võiks olla lihtsalt see, et kui sul on 90 päeva optsioon, siis sa 70. päeval tuled hiljemalt välja, sest see viimased 20 päeva, see viimane kuu, see data decay on kõige kiirem. see on see graafikul on näha, kuidas viimase kuu ajaga see optsiooni hind hakkab oma ajaliselt seda väärtust nagu hästi kiiresti kaotama. ja tihti kasutataksegi lihtsalt sellist ajalist stoppi, et sa ei hoia viimast kuu aega, et siis tuled välja, mis iganes see hind on. või rollid siis uuesti 90 päeva peale. No täpselt see idee oligi, et kui ma otsisin neid aktsiaid, mis teevad seda potentsiaalset breakout'i, on samas hästi madala realiseerunud volatiilsusega, et siis ma otsisingi kiireid hinnaliikumisi järgmise 2 kuni 4 nädala lõikes. see andis mulle siis selle raamistiku, et kui pikki optsioone hoida ja tingimusel, et ma kuu enne lõpptähtaega tegelikult olen enam-vähem väljas juba. Okay. et see oli see algne plaan, kuniks jäi ripakile see mingi oksi optsioon, mis siis ära lõppes, ma ei tea, millal see oli, nädal tagasi. aga kui nagu heina tuli, et miks siis mitte jätkata? no nagu ma ütlesin, see võttis nagu liiga palju aega, et võib-olla see otsimine oli põnev, aga nende müükide haldus, et ma kogu aeg nagu õhtuti istun telefonis ja vaatan ja siis ikkagi tekib see tunne, et ma oleks saanud mingi 10x ja nüüd sain 7 ja. aga ära vaata nagu... iga päev, kord päevas vaatad, paned paika, kus sa väljud kasumiga, kus see resistance on või midagi, sa ei pea seda iga tunni aja tagant jälgima. ja noh, see on üks võimalus jah. ja teine asi oligi, et lihtsalt läks nagu tegelikult kiireks ka, et ei jõudnud neid uusi ideid otsida ja vaadata. ja igaks juhuks ma ütlen nagu ära, kes nüüd siin mõtlesid, et 2x-i, 5x-i ja 8x-i ja millest ma siin rääkisin ja et per optsioonitehing mul olid mõnisada dollarit, on ju. et kõik tehingud olid alla $1000 tehingu väärtus. et noh, seal ei olnud nagu mingit hullu rullipidu praegu, mis sealt tuli, on ju. no ma arvan, et kõik see raha, mis tuli, läks kenasti dividendiaktsiatesse, ennekõike mul oli siis hea viimane võimalus mingeid börsil kaubeldavaid kinnisvarafonde ehk reite osta seal iga kord, kui ma sealt mingist optsioonilepingutest need kasumid välja võtsin. sa ütlesid, et siin ainult mõnesaja daalaga tegid siin 5-6x-i, aga ma arvan, nii mõnelegi vaatajale-kuulajale meeldiks teha 300-400 daalaga 5x-i aeg-ajalt iga kuu, iga nädal. nojah, nüüd ongi see, et kas see on korratav, on ju, et see kõige suurem küsimus ongi. eks see nii lihtne tegelikult ei ole ju. ja ma ütlen, et mul seal suvel ma ise tundsin, et mul oli mingi no hullult hea sihuke sabatunnetus oli kõige nende liikumiste puhul ja need olid minu jaoks, enamus olid minu jaoks tuttavad aktsiad. Berkshire, Zoom, Amazon, ma ei tea, mis seal veel oli, ma ei mäletagi, Tesla, noh nagu aktsiad, mis on mu radaril olnud ja mille hinnaliikumise osas mul on mingi tunnetus juba tekkinud aastatega on ju ja mingid tasemed on juba niimoodi silme ees või peas, et see ei olnud päris nullist niimoodi alustamine. Vot, aga noh, igatahes
et selleks korraks siis vist on Vol 3 on nüüd see kauplemise peatükk võib kuni nüüd järgmise lõppenuks korrani, lugeda. kuni järgmise korrani. Kuni järgmise korrani. Noh, huvitav on nüüd see, et iga peatükk on olnud lühem. Ma mäletan, et enne seda, siis see kestis peaaegu aasta aega, võib-olla mingi 10-11 kuud ja nüüd siis oli see 2,5 kuud umbes. Et vaatame siis, kuidas edasi. Kuule, aga ma optsiooni teema lõpuks äkki jagan kiirelt ühte Excelit eelmise saate jätkuks, kui ma rääkisin optsioonidest. Või tähendab, mitte optsioonidest, ma rääkisin siis sellest Shannoni teemonist ja 50-50 rebalansseerimisest, vaata. Ma jagan kiirelt, pikalt ei tahagi peatuda selle peale. Ma tegin ühe backtesti, see on augustikuu lõpu seisuga viimased siis 4,5 aastat, põhimõtteliselt 2020 algusest see päevasisene nullpäeva SPX optsioonide kauplemine, optsioonide müümine, nii call'id, put'id, päevasiseselt algoritmiline ja ma tahtsin lihtsalt näidata siin, see ei ole isegi oluline see, et see palju see raha teenib või kas see on nagu optsiooni, aktsia, futuuri, mis iganes strateegia või investeerimine üldse, vaid see põhiline on siin tegelikult see compounding, see liitintressi mõju. Mul on siin see esimene graafik on siis 2020 jaanuari algusest kuni selle aasta augusti lõpuni ja see konkreetne strateegia siis alustas 100 000-ga kauplemist ja tegi sellest ja siin on näha, kuidas siis päevad lõppesid miinus mõnisada pluss mõnisada on ju niimoodi rahulikult ja see esimene on siis ühe optsioonilepinguga. Ta teeb küll mingi 5, 6, 7, 8 tehingut päevas, aga ta teeb ühe optsioonilepinguga, ehk siis ta ei compound'i seda. Ta teenib raha, aga ta endiselt kaupleb ühte lepingut, on ju. Ja selle 4,5 aastaga sellest 100 000-st sai backtestis mingi 182 000, on ju. Noh, eks igaüks saab selle tootluse välja arvutada, aga see on nagu siis selline konservatiivne variant, kuidas ühe lepinguga tegi. Aga nüüd see järgmine, teine aken, täpselt sama strateegia, täpselt samamoodi 100 000-ga alustas, täpselt sama ajahorisont, aga kasutab, riskib 50% buying power'ist. 50% kontost riskib, mis on üsna agressiivne, aga võib-olla mitte päris 100, et päris blow up kohe nagu ei ole, et see oht on kindlasti. Aga mis see tähendab, mis see tähendab, et sul on 100 000 kontor, riskib 50, mis see tähendab siis, et läheb 50 000-ga tehingusse või? Ütleme, et kui neid spreede müüa, vaata, siis see spreedi vahe on risk, on ju, et kui sa müüd SB500 optsiooni niimoodi, et sa müüd puti ja ostad alla kaitsva puti 50 punkti madalamale, siis sa riskid 5000. Ehk sa saad 10 lepingut 50 000-ga. Nüüd ühe lepingu asemel nüüd saad nagu 10 lepingut, on ju, ja riskid. Ja sama asi, täpselt sama strateegia, sama ajaperiood, kõik sama turg, vaata, aga lihtsalt fikseeritud ühe lepingu asemel compound'id, sest et nii kui sa raha juurde teenid, nii sa ostad rohkem lepinguid. Ja nüüd sai 100 000-st mitte enam 182 000, vaid sai 100 000-st natuke üle 5 miljoni. Lihtsalt tänu sellele compound'ile, loomulikult tänu sellele, et see strateegia töötas ja õhku ei lennanud või drawdown'i ei läinud väga kõvasti, on ju. Et see on ikkagi backtest, see on tagantjärele, on ju. Ja siin lihtsalt, kui ma vaatan siin, kui ta on nagu agressiivsem, see position sizing on läbi compound'i, siis siin on juba päevad on nagu tuhandetes plussis ja miinuses. Ja kuna summad kasvavad, panused kasvavad, siis siin lõpus on juba augusti viimast 2 päeva oli miinuspäevad üle -100 000 päevaga, vaata, aga konto on üle 5 miljoni. Et ma tahtsin lihtsalt nagu illustratsiooniks näidata seda liitintressi võlu, vaata, et kui raha, mis sa teenid, paned uuesti raha teenima. Ja kui sul on hea agressiivne strateegia, võib-olla võtad blow-up riski, olenevalt kui suur see konto väärtus sinu jaoks on, võib-olla keegi, kellel on 10 miljonit portfell, tema nagu on nõus 100 000 nagu panema selle agressiivse strateegia alla, on ju, see ei olegi igaühele. Ma kahjuks ei saa nagu seda strateegiat siin avalikustada, sest ma tahaks kaubelda seda. Ma just tahtsin küsida, et kas see on siis see, mida sa ise midagi teed või midagi sarnast, mida sa ise teed, et kui sa võtad kasumit, siis sa kogu aeg suurendad seda lepingute arvu või? Tead, praegu ma olen selle kahe vahel selles mõttes, et ma skaleerin ja suurendan, aga mitte siis selle optsioonistrateegia peal isoleeritult,
vaid nagu kogu portfelli osas, et kui mu kogu portfell kasvab, siis kasvab ka see optsiooni osakaal. ehk siis vaata, ma ei allokeeri raha, ma ei allokeeri kapitali strateegiatele, ma kasutan ühte seda kapitali pool'i nii-öelda, mida kõik strateegiad siis kasutavad seda raha olenevalt, millisel strateegial see hetk raha vaja on. vaata, ma teen seda sellepärast, et ei oleks seda, et kui üks strateegia seisab ja 3 kuud tehingut ei ole, et siis see raha seisab, vaata. Sellepärast ma teen sellist dünaamilist allokatsiooni, et mul on üks suur capital pool, mida kõik 10 strateegiat kasutavad, nii kui neil vaja on, vaata. Ja ma olen see välja arvutanud, et rahast ja võimendusest nagu puudu ei tuleks. Ehk siis optsioonistrateegia on seal nagu see üks klots ja tema saab ka raha juurde, kui kogu see pool kasvab. Ehk siis ta ei ole nagu nii, ta ei ole üldse nii agressiivne nagu see 50% buying power'i näide, aga ta ei ole ka päris see staatiline fikseeritud. Okay. Mis sa arvad sellest? Ega ma 100% kindlalt ei saa öelda, et ma sellest 50% buying power'i asjast aru sain. Võib-olla kunagi istume maas ja siis arutame ja ma üritan rahulikult mõelda, aga. No ma toon lihtsa näite. Kui sa ostad selle $1 optsioonilepingu, siis ostes su buying power läheb kinni $100. Nii, kui ma nüüd müün näiteks SB500 put optsiooni ühe lepingu $1, siis kuna see on naked put, siis maakler võtab riskiks, et SB500 võib ühe päevaga kukkuda 20%. Ütleme, kui SB500 on 5000 punkti, siis sul läheb kohe nagu ühe lepingu nominaalväärtus on 500 000, sul läheb kohe 100 000 buying power'it lukku. Okay. Aga kui ma nüüd ostan sinna odavama puti juurde ja nüüd ma maksimaalselt, see kahe optsiooni vahe on maksimaalne loss, ma ei saa sellest rohkem kaotada. Ja nüüd ma piiran selle buying power'i ära, nüüd mu kogurisk on 50 punkti korda 100 on 5000. Nüüd mul läheb $5000 buying power'it ühe lepingu peal. See on see, kui palju tagatist nii-öelda või raha mul on kontol vaja, et seda tehingut teha põhimõtteliselt, buying power. Aga kas sa teed need nagu, kui sa need tehinguid sisestad, kas sa teed need nagu pair trade'idena, et nad lähevad samal ajal IB süsteemi? Ma lihtsalt mõtlengi seda, et kas tekib mingi mikrosekundi või millisekundi murdosa jooksul selline olukord, kus ta kasutab liiga palju buying power'it ära, on ju, et sa ostad kõigepealt selle või müüd naked short'i või put'i, on ju. Naked ei müü ise üldse. Ta läheb kohe koos teise. Kohe nagu paned sisestad koos. Muidu tehingut ei toimu. Muidu tehingut ei toimu. Nagu see on lihtsalt riskihalduse ABC, muidu tehingut ei toimu. Aga sa panedki nad nagu, ma mõtlengi, et IB-s saab panna nagu samaaegselt tehingu sisse, et nad mõlemad koos saaks täidetud. See on combo order. Jah. Et noh, ongi ju optsiooniturg on ka mitte kõige likviidsem võib-olla, et siis kui eraldi läheksid ostma ise käsitsi, siis võib-olla ühe saad, teist kohe ei saa ja ongi hapu, on ju. No siis peaks ostma ennem ja siis müüma, sellepärast et muidu on see, et sa müüd naked'i ära, net kaob ära või ei saa enam sisse logida ja samal ajal turg kukub ja siis ongi blow up. Tavaliselt need kalad tekivad siis, kui seda kõige vähem vaja on. Kus on mingi elekter kaob ära või midagi. Ja kõike seda sa teedki nende 0 päeva optsioonidega või? Kõik ainult 0 päeva, lihtsalt ma ei taha üleöö riski hoida sellega. Kas sa tahad veel midagi nende optsioonide teema kohta öelda või ma teen siit ühe mõnusa sujuva edasimineku? Viimane asi võib-olla ütlen, et need on üliriskantsed, et siin paar päeva tagasi oli gamma risk viimasel minutil realiseerus paljud, kes stopp oli mingi $300 peal, slippage oli 5000 lepingu kohta näiteks. Niimoodi, et optsiooni SB500 indeks tõusis mingi 10 punkti või mingi 0,1% või ülivähe vaata. Aga kuna see oli viimasel minutil, siis kõigi call optsioonid lihtsalt said niimoodi, et see oli see, mida ma nägin ise, et gamma risk realiseerus, mida ma ei olnud väga ammu näinud, see võib-olla juhtub harva, aga mina sellepärast nagu viimasel tunnil haldan vastavalt riski, et sinna turu sulgumisse ei jääks kuidagi nagu kinni, vaata, kui likviidsus ära kaob. Mis asi on gamma risk, selgita teistele kuulajatele ka? Noh, vaata, muidu on see IV ja volatiilsus, on ju. Vega mõõdab volatiilsust, teeta aega. Gamma mõõdab nagu seda
liikumise kiirust. Vaata, üks asi, see delta mõõdab seda, et mitu punkti ta liigub, aga gamma nii-öelda mõõdab seda liikumise kiirust, seda volatiilsuse muutuse kiirust nagu. Eks see on teine tuletis ta on sisuliselt. nagu kuidagi tuletis, vaata. Mhm. Nii-öelda. Ja lihtsalt mida vähem aega on optsiooni aegumiseni, seda võimsamaks läheb gamma, seda rohkem gamma hakkab mõjutama optsiooni hinda. Ja nüüd see gamma risk realiseerus 3:59 New Yorgi aja järgi. 1 minut enne sulgumist, kus see gamma on nagu kõige retsim, vaata. Kus on niimoodi, et indeks liikus 0,1%, põhimõtteliselt nagu ei liikunudki. Optsiooni hinnad liikusid mingi 20x või hetkega, sekunditega. Okay. Ja likviidsust ei ole viimane minut, vaata. Et see on nagu ma tahan lihtsalt öelda, et see optsioonide võimendus on tegelikult nagu riskantne, kui sa ei tea, mida sa teed. Ja lihtne on ennast õhku lasta. Kas sa need 0 päeva optsioonid, kas sa müüd nad maha või sa hoiad nad lõpuni? Ma vist ei olegi kunagi küsinud su käest. Eesmärk on hoida lõpuni, sest nad 4:00 PM USA aja järgi, New Yorgi aja järgi aeguvad, kui turg sulgub. Ja lihtsalt, kui ma ei hoiaks neid lõpuni, siis see toob tehingutasusid juurde, mis niigi on kõrged. Ta toob seda slippage'it juurde iga kord tehingusse minnes, on ju, ma pean bid või ask võtma, vaata, ma ei saa nagu täpset hinda. Ehk siis nii kui hakkad nagu varem riski maha võtma, jällegi see expectancy nagu langeb. Et lihtsalt, mina püüan eesmärk on hoida neid aegumisse, sellepärast, et aegumise eest ei ole teenustasu. Ja, okei. Nagu ma teen nüüd siit siis oma selle sujuva ülemineku, et viimase 6 aja jooksul siit, sealt ja 3. kohast olen ma muudkui kuulnud, lugenud ja näinud YouTube'is, et Markus, sinusuguseid on jumala palju tekkinud, neid 0 päeva optsiooni kauplejaid. Ja see on nagu mingi uus, ma ei tea, kas ta on popp või kas ta on maania, aga nagu ma kuidagi üha rohkem näen, et ei räägita päevakauplemisest või svingkauplemisest, vaid räägitakse nendest 0 päeva optsioonide kauplemisest. Ja minu üks mõte nagu investorina, mida ma ei ole ise suutnud nagu veel või jõudnud research ida, on see, et meil on teatud teenusepakkujad, kes on börsil noteeritud, kes lõikavad sellest kasu ja ma räägin siis nendest tuletistehingute börsidest. Meil on C-poe on ju ja meil on äkki ICE või, mis see sümbol olla võis, praegu peast ei mäleta, ma võin kähku siin kontrollida. Et kellel on huvi ja viitsimist uurida, siis tegelikult oleks täitsa huvitav vaadata, kuidas nende 2 börsi, mis ongi keskendunud ennekõike tuletistehingutele, ICE on Intercontinental Exchange ja minu teadmist pidi nad pakuvad väga suurel määral just tuletistehingute turgu teevad siis või loovad seda, ühesõnaga börs. Et vaadata, kuidas nende tulude segmendid on muutunud ja mis sealt vastu vaatab, on ju, kui palju see aktiivsus on tõusnud, et täitsa võib-olla potentsiaalikas investeerimisidee isegi võib olla tänu sellele, et neid optsioonikauplejaid on meil kuidagi väga-väga palju tekkinud. Jah, see optsioonide, 0 päeva optsioonid on tõesti, ma võin öelda, et see on maania, sellepärast, et kui guugeldada, vaadata, siis seal kuskil peale seda Covidit hakkas nende see osakaal kogu SB500 kõikide aegumiskuupäevade optsioonide potis nagu tõusma ja täna on mingi, ma ei tea, üle 50%, 60% kõikidest SB500 aegumiskuupäevadest on see 0 päeva optsioonid. Nad on kõige rohkem kaubeldavamad ja kõvasti rohkem kui need pikaajalisemad. Eelmise aasta statistikaga olid veel, vaatasin ja oli nagu viimased 3-4 aastat nagu tõusev trend. Ja ma arvan, see ongi nagu, vaata, ma eelmises saates ütlesin ka, et kuna see ei ole üleöö hoidev, siis sul see margin, nad on nii nagu soodne võimendus, et sa ei pea margini eest maksma. Sa saad päeva sees võtta ülisuurt riski ja just nagu väikse kontoga sul on võimalus nagu hästi palju neid X-e teha hästi kiiresti, mis tõmbabki neid meemiaktsiate kauplejaid ja
YOLO ja. treidereid ja Wall Street Betsi suguseid mängijaid, onju. Ma ise nagu püüan teadvustada seda, et seal see blow-up risk on suur ja noh, ma olen siin paaris grupis, üks on niisugune suurem kanal, Discordi kanal, kus ma vaatan, kus ma näen neid psühholoogilisi vigu ja kõiki seda suurt riskivõtmist nii-öelda, noh, saan nagu õppida seda, kuidas inimesed liiga palju riski võtavad, aga samas ma olen ühes väiksemas grupis, kus meil tuleb mingi Zoomi kõne CBOE Exchange'i esindajaga, kus saab igast küsimusi küsida, meil on seal mingid need slippage ja mingite teemadega on mingid probleemid aeg-ajalt, et siis nagu seal on mingi konkreetne inimene, kes nagu suhtleb sel teemal. Aga Ja jah, huvitav, kui palju võtavad nagu börsid kuidas see tehingutasu jaguneb, on ju, IB võtab optsiooni kauplemisest mingi tehingutasu, huvitav, kui palju ta sellest nagu börsile maksab ära? see on eBay lehel kirjas ka, et kuidas ma mõtlen, kui ma maksan SB500 ühe lepingu eest mingi $1.60, nii kui teen spreedi, nii on korda 3.20 on leping. Natuke oleneb, kui kallis, kas seal on, kas ostad 5 või 10 sendise longi juurde või sa müüd mingi $3, see natuke mõjutab teenustasu, kui palju see optsioon ise maksab, aga suht sinna kanti on ju, 1.60 üks leping ja siis sinna tuleb ma ei tea, kas see sees on vist äkki, minu arust exchange'ile läheb nagu mingi väike osa mingi sentidega, äkki mingi 50 senti või midagi või vähem isegi, aga optsiooni kauplemine on selles mõttes kallis, need teenustasud, kuna sa teed ma teen palju tehinguid, vaata, siis see summa hästi kiiresti ronib suureks ja ma mäletan, kes see sihuke vanem mees oli seal Meep Faberi kanalis oli see quote, et kus ta ütles, et ta saatis 2 last kolledžisse tänu optsioonidega kauplemisele ja need olid ta maakleri lapsed. Et ühesõnaga mõte oli selles, et kogu tema optsiooni kauplemine seisnes siis selles, et ta maksis hästi palju teenustasusid ja see oligi siis kogu see tulemus. Okei. Aga kuidas sul on kõik, ma tean, et sul ei ole kõik asjad ühe konto peal, aga ikkagi IB-s sul on ju erinevad strateegiad ühe konto peal koos või? Mul on neid kontosid on rohkem, vaata eBay's on mingi 3 kontot ja siis mul on veel mujal mingi 3-4 kontot ja ma haldan neid Excelis justkui nagu ühe kontona. Nii et natuke nagu see kapital liigub ka siia-sinna, vaata, et ma natuke, näiteks eBay kontode vahel on lihtne, ma saan aktsiaid ka tõsta, vaata, ma saan tõsta aktsiaid ühelt kontolt teisele, see käib nagu hetkega, sest mul on see proprietary trading grupi konto, kus mul on nagu alamkontod, on ju. Ühele firmale on avatud konto, aga sul on need alamkontod siis seal. No, nagu alamkontod ja siis ma saan lisaks rahale, ma saan liigutada ka väärtpabereid ja tegelikult see on selline iganädalane money management, et ma pean seda likviidsust haldama ja ma liigutan oma varasid kontode vahel. Aga näiteks mul on ikkagi suur osa ka eraisikuna ja ma just vaatasin mingi aeg, et see aasta või üldse see eelmise aasta sügisest kogu see suur ralli, noh, need Nvidia, Meta, Berkshire, kõik need aktsiad on mul investeerimiskontol. Et tegelikult mul on nagu justkui paremini läinud mingitel teatud kontodel ja siis ma nagu pean ka rebalansseerima lihtsalt selleks, et ma saaksin teistel kontodel nagu riski tõsta tänu sellele, et kogu pott kasvab ja see on nagu selline lihtsalt money management. Kas sa seda optsioonistrateegia tootlust saad siis nagu eraldi mõõta seal IB-s alamkonto mingi tootlust näed kohe või? See on raske, sellepärast et ma kasutan kogu potti, kogu seda ühte kontot, kus mul on nagu aktsiad näiteks, mida ma hoian või swingin ja siis nende aktsiate tagatisel ma kasutan võimendust, et neid päevaoptsioone kaubelda. Ma ei hoia nagu raha ja siis mul on nagu, ma saan arvutada seda buying power'ist, et palju ma seda buying power'it kontolt kinni panin see päev, aga see on iga päev erinev. Ja ma ei ole allokeerinud ka otseselt raha sinna, nii et tegelikult ma mõõdan nagu see strateegia statse, et mis see win rate on ja average win loss ja kõik see ja palju ma teenin, aga nagu see tootlusprotsent, see ei olegi nagu oluline, vaata. Kui ma nagu aktsiate tagatisel lihtsalt tõstan oma kogu income'i, siis nagu see cash money on nagu see, mis sealt tuleb, see on nagu see oluline.
protsendi eest kokteili eest maksta ei saa, aga jah. cash'is No, saad jah. kenasti, onju. Keegi poest protsente vastu ei võta, vaata, aga kui ma Jah. nagu neile 100 eurose annan, siis saab. No nii, kuule, kas tõmbame joone alla ka või? Me oleme täna rääkinud nii palju tehnilist juttu, et nüüd on kaks varianti. Kas see episood saab 15 vaatamist ja kuulamist või vastupidi, on just põnev ja väga sihuke sisemaailma paljastav ja meie tegemisi paljastav, onju. Läks tegelikult ju kauplemisteemadele, aga meil oli isegi üks küsimus, mis sulle saadeti investeerimise kohta, aga vist täna ei jõua, võtame järgmine kord. Võtame järgmine kord, ma isegi ei mäleta ka, mis küsimus see on, aga küll võtame mina vast. mäletan seal nende arenevate turgudega seoses, vaata, Okay. natuke USA sektoritega ka. Sa muga jagasid seda, aga kuna see on selline pikaajalise investeerimise teema, siis see ei ole ajaliselt nii ajakriitiline, me saame selle võtta siis järgmises saates ette, et siis lihtsalt vaatajatele, kuulajatele öelda, et kui täna sai selline kauplemisnurga alt natukene see saade, et siis järgmine kord räägime investeerimisest. No, eks me vaatame, mis järgmine kord aktuaalne on. Võib-olla ongi praegu kauplemislaine harjal siin sõidame, eks elu näitab. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.